Tere! Et mõnes mõttes olete te siin väikese issanda ime tunnistajaks, sellepärast et teame, et Jeesus pani tummad rääkima ja praegu on just selline juhtum, et lugu on selles, et mulle ei meeldi üldse rääkida. Et ma võin vabalt nädal aega vait olla ja kui valida antakse, siis 10 või juhust 10 ma valin vaikit olemise. Ja räägin ainult siis, kui eriti veel minna rahva ette ja hakata rääkima, et see ei istu mulle eriti. Välja arvatud juhul, kui teistmoodi ei saa. Ja nüüd oli just selline juhus, et kui nüüd Liide ja Pille küsisid, et kas ma tuleks sõna jagama, siis mu suu ütles jah, enne kui pea järele jõudis. Tükk aega hiljem hakkasin mõtlema, et mida see nüüd tähendab siis. Aga siis leidsin, et ju on vaja ja mu jah olgu jah ja eks ma siis nüüd räägingi. Ja et ma ei mõtle ise neid asju välja, mis ma siin räägin, et mul on siin abimaterjalid, kõigepealt muidugi pühakiri, mis on kõigile tuttav oma usaldusväärsuses ja teiseks ma toetun mõnevõrra sellele raamatule, Derek Prince'i raamat Tõotatud maa. Soovitan, kes selle kas Logose raamatupoest või raamatukogust kätte saab. See on väga hea raamat ja see on väga hea raamat sellepärast, et Derek Prince'i tunnevad enamus. Et kui ma siin üsna hiljuti usku pöördusin, siis mul oli üllatuseks see, et kõik peale minu teadsid Derek Prince'i, aga mina ei teadnud, aga samas ma pean teda enda piibliõpetajaks, kuna kohe peale pöördumist ma nagu sattusin YouTube'is tema loengute peale ja ta on väga palju õpetanud ja miks ma seda raamatut kasutan, on see, et Derek Prince esiteks ta on ilmselt aus mees, kuna ta on kristlane, kuna ta on pühast vaimust puudutatud, järelikult võib uskuda, et ta räägib tõtt. Ja teiseks on see, et Derek Prince elas Jeruusalemmas 1948. aastal, siis kui juudi riik tekkis, et oli otse epitsentris ja ta teab, millest ta räägib. Et sellepärast ma arvan, et teda tasub usaldada. Ja siis on natukene märkmeid ka. Aga nüüd ma jätan oma isikliku tragöödia kõrvale rääkimise mõttes ja keskendun siis sisule. Ja selle tänase jutu pealkiri võikski olla seesama Tõotatud maa. Sellepärast, et see on väga päevakajaline teema. Et nüüd eriti peale seda Iraagi sõjategevuse algust on täiesti plahvatuslikult kasvanud antisemitism ja antisionism. Ja me peaksime teadma kristlastena, et kuidas suhtuda sellesse. Ja lõpuks sellest ka, et mis me oma teadmistega peale hakkame. Ja kõigepealt mõistete definitsioonid hästi lühidalt, et antisemitism on maakeeli juudi viha. Et vahel küll mõned tarkpead ütlevad, et neid semiite on ju palju ja antisemitism ei tähenda just juudi viha, aga tähendab küll. Et see on täiesti konkreetne termin. Ja teine mõiste on sionism, mida on ka hästi palju ja hästi valesti tõlgendatud. Ja kõige levinum ja mida palju levitatakse on see, et sionism tähendab mingisugust juutide õelat plaani maailma vallutamiseks. Ja see on midagi väga õelat, aga minu jaoks USA senaator Ted Cruz defineeris kõige selgemalt ja lihtsamalt selle sionismi olemuse, et sionism tähendab uskumist, et juudi rahval on õigus oma rahvusriigile, kogu lugu. Et see on sionism ja antisionism siis järelikult ütleb, et juutidel ei ole õigust oma kodumaale. Ja kui nüüd, siin võib paralleeli Eestiga kohe tuua, et samamoodi ju meil on suur naaberriik, kes arvab samamoodi, et Eestil ei ole tegelikult mingit eksisteerimise õigust. Et siis võiks samamoodi öelda, et Eestil ei ole eksisteerimise õigust, kuna keegi arvab, et ei ole. Ja veel üks viimasel ajal jälle välja kerkinud mõiste on kristlikud sionistid, nagu mingisugune kummaline salapärane sekt, kes haub kurja. Aga kristlikud sionistid on kõige lühemalt öeldes need kristlased, kes piiblit loevad ja usuvad.
seal piiblis on kõik selgelt kirjas ja üsna narr on sellele vastu vaielda. Ja nüüd tõotatud maa, et selle kohta on öeldud, et tõotatud maa on ajaloos kõige rohkem vaidlusi tekitanud kinnisvara objekt. Et kõigepealt esimene küsimus peaks olema, et kellele see maa üldse kuulub. Ja kõige lühem ja esimene vastus on, et see maa kuulub Jumalale. Jumal on loonud kõik. Psalm 24:1 ütleb, et issanda päralt on ilmamaa ja selle täius, maailm ja kõik, kes seal elavad. Sest tema on selle rajanud merede peale ja on jõgede peale selle kinnitanud. Nii et kui Jumal kellelegi mingi maa annab, siis nii on. Et seal ei ole vaielda midagi. Ja sealt edasi, et kellele ta siis on andnud selle maa. Ja siit tulevad järjest jälle kirjakohad. 1. Mooses 12:7 ja issand ilmutas ennast Aabramile ja ütles, sinu soole ma annan selle maa. Siis ta ehitas sinna altari issandale, kes oli ennast temale ilmutanud. Ja sealt edasi 1. Mooses 15:18. Sel samal päeval tegi issand Aabramiga lepingu ja ütles, sinu soole ma annan selle maa Egiptuse ojast suure jõe Frati jõeni. 1. Mooses 17:8 ja ma annan sinule ja soole pärast sind selle maa, kus sa võõrana elad, kogu Kaananimaa igaveseks omandiks ja mina olen neile jumalaks. Ja ta uuendas selle lepingu Abrahami poja Iisakiga ja pärast ta uuendas selle Jaakobiga. Ja siin on see asi, et Jumal on teinud mitmeid lepinguid, 6, kui ma ei eksi. Ja osa lepinguid on tingimuslikud, et leping kehtib, kui inimesed teevad seda või teist. Ja teised lepingud on sellised, mis on tingimusteta, et Jumal ütles ja nii on. Ja need maa andmise lepingud on kõik tingimusteta. Et Jumal ütles, et annan selle maa ja kogu lugu, sõltumata sellest, mida te teete. Et kui lähete üle kätte, siis nuhtlen teid küll, aga leping kehtib. Ja Psalm 105:8 ütleb, ta peab igavesti meeles oma lepingut, sõna, millele ta on andnud 1000 põlvele. Lepingut, mille ta on sõlminud Abrahamiga ja oma vannet Iisakile. Ta seadis selle Jaakobile määruseks, Iisraelile igaveseks lepingust. Ja ütles, sinule ma annan Kaananimaa, see on teie pärisosa. Ja nüüd see laiali puistamine. Et 5. Mooses 29:25, nad läksid, teenisid teisi jumalaid ja kummardasid neid jumalaid, keda nad ei tundnud ja keda ta ei olnud neile andnud ja issand hävitas nad nende maalt vihas ja raevus ja suures meelepahas ning paiskas nad teisele maale, nagu see tänapäeval on. Ja sellele järgneb kogumise lubadus. Siis pöörab 5. Moosese 33, siis pöörab issand su jumal su saatuse ja halastub su peale ning kogub sind taas kõigi rahvaste hulgas, kuhu issand su jumal sind on pillutanud. Isegi kui su hajutatud oleksid taevaservas, kogub issand su jumal sind sealt ja toob sealt ära. Ja issand su jumal toob sind sellele maale, mille su vanemad pärisid ja sina pärid selle ja ta teeb sulle head ja sigitab sind rohkem kui su vanemad. Et see viimased 2 punkti on niinimetatud Palestiina leping. Ja kõik need kirjakohad ütlevad seda, et see maa on igaveseks antud ja ükskõik, mis nurjatust te teete, saate nuhelda, aga see maa on teie oma. Ja see on korduvalt läbi, piiblis on mitu suurt teemat. Kõige suurem teema on muidugi Jeesus Kristus, mis on algusest lõpuni piibli teema. Aga teine väga pikk ja suur teema on seesama Iisraeli rahva tagasi kogumine. Et seesama tsükkel on kordunud läbi ajaloo, et Iisraeli rahvas pöördub ära Jumalast, saab nuhelda, pillutatakse laiali, siis ta saab armud, jääk tuuakse tagasi ja siis läheb sama ring uuesti peale. Et esimene oli Babyloonia vangipõlv, see oli 586 aastat enne Kristust ja siis järgmine oli Jeruusalemma hävitamine Rooma impeeriumi poolt 70 aastat peale Kristust ja mõlemal korral on Iisrael oma maa tagasi saanud. Et see viimasel läks nüüd küll päris pikalt aega, sest see 1948 Iisraeli riigi loomine oli see uus maa tagasi saamine, väikeses mahus küll. Ja
et kui suur see maa on, mis neile määrati, et see on tegelikult piiblis ka üsna täpselt paika pandud. Et esimene Moose 15:8, 15:18 ja Joosua 1:4, see Jumala poolt Iisraelile antud maa hõlmas kogu maa Liibanonist Niiluse jõeni põhjast lõunasse ja Vahemerest Eufrati jõene läänest itta. Et see on väga suur maa-ala, et siin just nägin, et ruutmiilides oli 300 000 ruutmiili. Kuningas Taaveti ajal oli Iisraeli riigi suurus umbes 200 000 ruutmiili, ka väiksem kui see lubatud, ja tänapäeval on 8000 umbes, nii et tänapäeva juudi riik on tibatilluke osa sellest, mis Jumala poolt neile lubatud on. Et ja Jumal on andnud oma sõna, et Iisraeli rahvas ei kao kunagi, kuni päike paistab ja kuu päeval ja kuu ja tähed öösel. See on Jeremiia 31, 35-37. Et ja see on ka ajaloos nagu näha olnud, et ükski teine rahvas ei ole nii visalt vastu pannud, isegi laiali pillutatuna. Et ei ole teist rahvast, kes oleks üle 1000 aasta olnud täiesti alla surutud, täiesti vaenatud, täiesti laiali pillatud ja säilitanud oma rahvusliku identiteedi. Ja Jumal kinnitab, et nii jääb, et kellelgi ei õnnestu juudi rahvast hävitada, isegi kui väga tahaks. Siis sionismist ja antisionismist. Et esimesed sionistid ei olnud mitte juudid, vaid inglise kristlased. Et see oli tegelikult mõrad selles kiriku dogmadesse ilmusid siis, kui hakati piiblit tõlkima. See oli umbes 500 aastat tagasi, mingi 1500 millegagi. Kui tõlgiti ja hakati trükkima piiblit, siis inimesed hakkasid lugema ja lugesid sealt välja, et kõik ei ole päris nii, nagu preestrid rääkinud on ka juutide osas. Ja 19. sajandi keskel Inglismaal tekkis üsna asjalik liikumine, mille eesmärk oli juutidele kodumaa tagasi andmine. Ja seal olid üsna tuntud nimed, nagu Charles Darwin teiste hulgas ja Disraeli, ja seal oli veel ports nimesid, mis tänapäeval väga palju ei ütle. Ja siis oli kummaline see, et kristlased olid seda meelt, et juudid peaks oma maa tagasi saama, aga juudid ise väga ei olnud. Et kui üritati koostööd teha, siis need juudi juhid ütlesid, et me ikka ei tea, et ei ole päris õige asi vist, mis te ajate. Ja millised on selle antisionismi ja antisemitismi allikad? Ja siin peaksime eristama vaimset tasandit ja maist tasandit. Et kõigepealt vaimne tasand, et Iisraeli riigi ja Iisraeli rahva kogumise lõppeesmärk on Jumala au. Et seda ei tehta mitte juutide pärast või millegi muu pärast, vaid selleks, et Jumal ütleb, et võt mina teen selle ära ja see peab tooma au minu nimele. Hesekieli 36:21 ütleb, kuid mul on neist kahju oma püha nime pärast, mida Iisraeli sugu teotab paganate seas, kuhu nad on tulnud. Seepärast ütle Iisraeli soole nõnda, ütleb Issand Jehova, ma ei tee seda teie pärast Iisraeli sugu, vaid oma püha nime pärast, mida te olete teotanud paganate seas, kuhu olete tulnud. Ma võtan teid ära paganate seast ja kogun teid kõigist maadest ning toon teid teie omale maale. Ja kes ja miks on juutide kodumaale naasmise takistamise taga? Vaimsel tasemel kõige suurem tegija on saatan. Et seda taset nagu väga palju ei taheta puudutada jutlustes ega kusagil, aga saatan on selle maailma tegija ja saatanaga on see lugu ja miks ta üldse on juutide vastu ja nende naasmise vastu, sest juutide naasmine oma kodumaale ja see, et nad Jeesuse vastu võtavad, kui ta uuesti ilmub, on
on eeltingimus. Et kui eeltingimus on täidetud, seal on veel tingimusi, näiteks, et paganate täisarv on sisse läinud ja juudid on tagasi kogunenud oma kodumaal, et siis saab Jeesus Kristus naasta. Ja mida siis saatanal teha sellel juhul? Takistada. Kõigil viisidel takistada juutide naasmist, et kui ta takistada suudab, siis ei järgi ka muud. Ja saatana eesmärk on lihtne selles mõttes, et praegu on saatan selle maailma jumal. Me oleme õhuvalavürsti võimu all, ta võib teha, mis tahab, kuni selle hetkeni, kui Jeesus tagasi tuleb. Siis on ta ilma kogu oma võimust. Järelikult ta sõdib kõigi vahenditega. Ja siin võib olla ka, või selgelt ongi siin põhjus, miks inimesed nagu näiliselt ära pööravad. Et mingid kristlased ja konservatiivid ja täiesti mõistlikud inimesed järsku pöörduvad vihaselt juudi vaenulikuks. See on vaimne mõju. Ja siin peab tähele panema, et saatan kaotab oma võimu nii või teisiti. Ta ise ka teab seda, et see on vältimatu. Ainuke, mida ta teha saab, on takistada ja viivitada ja edasi lükata. Ja siis ta seda üritabki igal viisil. Ja edasi kristliku kiriku kahetsusväärne roll juudi viha lõõtsumisel. Et kristlik antisemitism rajanes teoloogia ja rahva seas levinud legendide kombinatsioonil. Et see hakkas nagu paraku peale juba umbes 300 aastat peale Jeesuse ristisurma. Ja siis oli üldse selline lugu, et Rooma riik üritas kristlusega võidelda igal viisil. Ja mida rohkem nad võitlesid, seda rohkem kristlus levis. Nad oleksid võinud Koka raamatu välja anda, kuidas kristlasi moorida ja hakkida ja hukata kõigil imelikumatel viisidel. Ja mida rohkem nad hukkasid, seda rohkem kristlus revis. Täiesti lootusetus seis oli neil seal. Ja siis tuli jälle, ma arvan, et saatana mõjul tuli parem plaan. Nad võtsid kristluse üle. Kristlus tehti riigi usundiks ja kõik need represseerijad tunglesid kirikutesse, nügelesid esimeste kohtade pärast kirikus, hakati müüma preestrikohti ja täielik korruptsioon tuli kirikusse. Kristlus lämmatati ära ja seal on nende, paraku nende apostolike kirikute algus. Ja see korruptsioon tõi kaasa ka kõige juudipärase ja juutidega seotu väljasurumise ja mahategemise. Ja ka juudi viha, et oligi juutide vaenamine muutus nagu kristluse kohustuslikuks osaks. Ja siit raamatust kristlik antisemitism rajaneb sajandeid valitsenud kallutatud teoloogial, mille kohaselt olevat ainult juudid süüdi Kristuse risti löömises ja seega kõikide aegade rängimas kuritöös Jumala tapmises. Ma arvan, et kõik olete kuulnud seda, et juudid tapsid Jumala ja järelikult on nad ära neetud. Aga see on täiesti vale, sellepärast, et Jeesus ise valis ristisurma. Ta ütles, et mina ise, ütles, kui ta seisis seal Pilaatuse ees ja see ütles talle, et sa oled siin vait, et kas sa ei tea, et mul on meelevald sind risti lüüa. Ja Jeesus ütles, et ei, et sul on ainult nii palju meelevalda, kui sulle ülalt on antud. Ta ütles ka muidugi seda, mida võib ka nagu valesti tõlgendada, et patt on nendel, kes mind sinu kätte andsid. Ja siis võib öelda, et ahaa, juudid andsid, järelikult nad on patused. Mis on osaliselt tõsi, aga üks asi ka, mida juutide ja Jeesuse puhul nagu eriti ei räägita, on see, et juudid ei ole üks tervik. Et kui Jeesus oma tegusid tegi seal 3 aastat, siis 2,5 aastat oli ta põhja pool ja seal ta oli ülimalt armastatud. Ta meeldis inimestele, keegi polnud tema vastu, aga kui ta läks sinna lõuna poole, siis ta sattus konflikti kirjatundjatega. Ja kirjatundjad, saduserid, variserid
ortodoksed juudid, nendega oli probleem. Ja no seal on see ka, et Jeesus andis kõigile andeks ristil, absoluutselt kõigile. Ta ei öelnud, et te neetud juudid, aga ülejäänud nagu olge õnnistatud. Ei, andis kõigile andeks. Nii et see jutt, et juudid on nüüd süüdi Jumala tapmises, see on lihtsalt narr. No kahjuks on see nagu paar tuhat aastat oma kurja tööd teinud. Ja ma vist ei hakka ette lugema, aga siin tänapäeval pühakuks peetav jutlustaja Johannes Kuldsuu aastat 340 kuni 420 peale Kristust kirjeldas juute umbes nii, et nad on iharad, röövelikud, ahned, reeturlikud, bandiidid, paadunud mõrvarid, hävitajad, seestunud. Liiderlikkus ja pummeldamine on muutunud sigade ja kitsede sarnaseks ja nii edasi. See on pühak Kuldsuu, katoliiklik pühak. Ja mõnes mõttes oli tal nagu õigus, sellepärast et nad osaliselt võitlesid nagu selle vastu, et judaism ei tungiks kirikusse. Aga see on nagu üks osa ainult sellest, et see laienes nagu kõikide juutide vihkamiseks. Ja et kahetsusväärne ei ole mitte see, et tunnustatud kristlik juht selle välja ütles, vaid et see jäigi sajanditeks rippuma. Ja siiamaani. Tänapäeval veel osad katoliiklased nagu kohe ausa näoga ütlevad, et ongi nii, et ongi juudid kõigest süüdi ja midagi ei ole muutunud. Ja teine samasugune kahetsusväärne lugu on Martin Luteriga, millest ka nagu väga palju ei räägita, aga Martin Luther, tema lootis seda, et kui tema see reformatsioon, see õigem versioon Kristusest jõuab juutideni, siis juudid ütlevad, et halleluuja, nüüd me pöördume ka Jeesuse usku. Aga ei juhtunud seda. Ja siis Martin Luther, see oli tema elu lõpupoole ja ju ta oli juba natuke turtsakas ja siis ta vihastas kohutavalt juutide peale. Ja kirjutas ka, ma ei hakka kõike lugema, sest see ei ole ilus tekst, aga algab, et juudid on ära teeninud kõige rängema karistuse. Nende sünagoogid tuleb maatasa teha, kodud hävitada ja nad ise mustlastelkidele pagendada. Et ühesõnaga hävitada, maatasa teha ja maa pealt ära hävitada. Ja õnnetul kombel 400 aastat hiljem Adolf Hitler sai kõvasti inspiratsiooni sealt. Ja katoliku kirikus on teatud helge moment olnud. Paavst Johannes 23. oli üks esimesi, kes tunnistas seda, et kirik on juutidele kurja teinud. Ja ta on lausa sellise meeleparanduspalve koostanud ja ette näinud, et seda loetaks kirikutes, aga ma ei ole väga kindel, et loetaks, sest kui ma siin internetis seda mainisin, siis osad asjaomased muutusid väga tusaseks ja ei tahtnud rääkida sellest. Just keegi ütles, et no jaa, et peale teist maailmasõda siis oli see aktuaalne, aga praegu küll ei ole. Aga põhimõtteliselt nii on sellega. Ja tänapäeval on internet. Ja? Internet on nagu selles mõttes kentsakas nähtus, et internet loodi ju selleks, et teadusinfot jagada. Selle üllas eesmärk oli tõelisi teadmisi ja tarkust ja õilsaid asju jagada. Aga see on muutunud kohutavaks kulaagik, kus jagatakse kõike muud peale tarkuse. Ja sama asi käib siis ka selle antisemitismi ja sionismi ja nende asjade kohta. Kohutavaid, põhimõtteliselt need samad keskaegsed kuulujutud levivad nüüd uuemas kastmes. Keskajal usuti, et juudid söövad lapsi ja joovad verd ja mõrvavad ja valetavad ja varastavad ja kõik kuri, mis inimeses on, et kõik oli juutidele omane ja täpselt see sama levib praegu internetis nagu mingi uus teave. Inimesed ütlevad, et nad mõtlevad oma peaga, mis tähendab seda, et nad ei mõtle üldse, nad näevad kuskil mingit teksti ja kordavad seda ja saavad väga kurjaks, kui öelda, et see ei ole vist päris tõsi, mis te siin jagate. Ja veel üks asi, mis
vajab mainimist, on see, et juutide äravalimine Jumala poolt tekitab inimlikku kadedust. Et öeldakse, et mis mõttes nagu, et mis mõttes ära valitud rahvas, mingid juudid on ära valitud, et noh, kirjeldamatu. Ja siin on paraku nii, et tegemist on Jumala suveräänse otsusega. Tema otsustas, et see rahvas on ära valitud. Ja inimene ei peaks selles kahtlema, ütlema, et ei Jumal, see otsus mulle küll ei meeldi, et mõtle nüüd paremini järgi. Aga kui Jumal oleks valinud näiteks tšuktsid ära, siis oleks tšuktsid ära valitud rahvas ja mitte kellelgi ei oleks pobisemist selle koha pealt. Ja et noh, Roomlaste 9.14, et mida me nüüd ütleme, kas Jumal teeb ülekohut? Mitte sugugi, sest ta ütleb Moosesele, ma olen armuline, kellele ma olen armuline ja halastan, kelle peale ma halastan. Nõnda ei olene see siis sellest, kes tahab ega sellest, kes jookseb, vaid Jumalast, kes armu annab. Et see ongi täpselt see, et Jumal otsustas ja nii on. Et noh, inimesel on valida, kas ta lepib sellega, ütleb, et Jumal, sinu tahtmine saagu, või ta hakkab protestima, ütleb, et mulle ei meeldi see, mis sina seal arvad, Jumal. Et me ei peaks tegelema sellega, millise rolli Jumal on kellelegi määranud. Nagu Johannese evangeeliumi lõpus seal Peetrus ütleb, et Johannese 21, et teda nähes ütles Peetrus nüüd Jeesusele, et issand, aga kuidas temaga on? Et see käis selle sama Johannese kohta, kes tuli koos Jeesusega. Ja Peetrus küsis, aga kuidas temaga siis on? Ja Jeesus ütles talle, kui ma tahan, et ta jääb minu tulekuni, mis see sinusse puutub? Sina järgne mulle. Et sellest peakski nagu, see oleks nagu õige suhtumine sellesse, et ükskõik, kas mulle tundub ebaõiglane või ei tundu, ma lihtsalt lepin sellega. Ja nüüd järgmine küsimus, mis on ka teoloogiline, et kas Jumal on juudid hüljanud? Et seda ka räägivad nüüd ühest suust nii katoliiklased kui osad luterlased. Ütlevad, et näed, Roomlaste 9 minu meelest on see koht, kus ta mainib seda juutide eemale jätmist. Kohe kontrollin. Vist mäletan valesti. Mäletan seda, et 11 on vastane. Aga noh, parandage, kui ma õiget kohta ei leidnud. Aga noh, apostel Paulus Rooma kirjas ütleb, et jaa, et kui need viinapuu oksad on ära murtud, mis käib juutide kohta, siis metsiku viinapuu oksad on asemele pandud, ehk paganad on asemele pandud. 11 ütleb küll, kas Jumal on rahvale tõuganud. Just, et sinna, jah. Minu meelest oli 9, sest ma just kellegagi natuke, ma ei taha väidelda eriti kellega, aga sellega ma nagu väitasin, et ka üks Luteri pastor ütles, et siin minu meelest oli küll, see oli Roomlaste 9. No isegi selle sama okste ära murdmise ja tagasi jätkamisele toetutakse selle dogma puhul, et Jumal on juudid ära tõuganud, ära murdnud ja kogu lugu. Ja siis mida ei taheta, Derek Prince on selle kohta öelnud, et Roomlaste 11 on üks punkt, mida osad kristlased ei taha lugeda, nad ei taha tunnistada seda, aga see siin ütlebki, et siis ma nüüd ütlen, kas vahest Jumal on oma rahva hüljanud, mitte sugugi. Et väga selge kinnitus, sest minagi olen Iisraeli meest, et ma ise oli juut.
Jumal ei ole hüljanud oma rahvast, kelle tema on ära tundnud. Ja see on Rooma 19, siin on küll üteldatud, uksed on ära murtud, et mind asemele pookida. Jah. Sa mõtled seda? jah, See jah, on Rooma 11, 19, 19. Õige küll, nemad on ära murdud uskumatuse pärast, Just. et sina püsid usu läbi, ära mõtle kõrgit, vaid karda. Sest kuna Jumal ei säästnud loomulikuks, ega ta siis sinki säästnud. just, see ütlebki, et ärge uhkustage, et juudid on ära murtud ja teid on asemele pandud, et ärge uhkustage ega alandage ega halvustage juute selle pärast, et kui, ja seal on veel selline huvitav sõnavalik, et kui juudid on ära murtud, küllap teist siis lõigatakse. Et need, kes juutide vastu ülbitsema lähevad, lõikamine on märksa kiirem ja järsem eemaldamine kui murdmine. Et vaadake ette selle. Ja veel üks asi selle Rooma kirja puhul on see, et siin see eemale tõukamine ja asemele jätkamine oli suunatud põhiliselt juutidele, sellepärast et apostel Paulusel kõige suurem aur läks selle peale, et juutidele tõestada, et paganad on ka kuidagi ära valitud. Ja siin paljud kohad tulekski mõista nagu selles kontekstis, et see ei ole mitte paganate ülistuseks, vaid juutidele kinnituseks, et paganatel on ka mingid õigused. Ja üks huvitav tõlgendus on selle kohta, et keda Jeesus peab enda perekonnaks või enda perekonnaliikmeteks. Markuse 3:34, see on see koht, kus Jeesus pidas sünagoogis kõnet ja siis keegi tuli ja ütles, et su ema ja vennad on õues. Ja Jeesus vastas ja ta vaatas enese ümber nende peale, kes istusid tsõõrista ümber ning ütles, vaata, siin on mu ema ja mu vennad, sest kes iganes teeb Jumala tahtmist, see on mu vend ja õde ja ema. Ta ütles seda, et minu perekonnaliikmed on need, kes Jumala tahet täidavad, sõltumata soost, aga ka minu isiklikud sugulased. See tähendab, et ta ei tõuganud kuidagi ära neid oma veresugulasi ehk füüsilisi Aabrami järglasi. Ja kes ütleb, et juudid on neetud ja tuleb maa pealt ära kaotada, Jeesus ise oli ka juut. Ta oli päritolult juut, ta oli ja jäi juudiks ja kui vaatame ilmutusraamatut, siis ilmutusraamatu 5.5 ütleb, et ja üks vanemaist ütles mulle, ära nuta, vaata, lõukoer Juuda suguharust, Taaveti juur on võitnud nii, et tema võib avada raamatu ja võtta selle 7 pitserit. Tähendab, maailma lõpus on ta ikkagi eelkõige juut, sest see lõukoer Juuda suguharust ja Taaveti juur mõlemad tähendavad otseselt juute, mitte mingeid teisi rahvusi. Nüüd juutide tagakiusamise halvad tagajärjed. Et siin ka asi, mida tuleks tähele panna. Et Jumal ütleb Abrahamile ja tema soole 1. Moosese 12.3. Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla selle, kes sind neab ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal. See on siis meie eellane Abraham. Ja 4. Moosese 24.9, see on see koht, kus nõid Bileam seal üritas needa, aga oli sunnitud õnnistama ja siis ta räägib, et ta on laskunud lebama, ta lamab nagu lõukoer või emalõvi, kes julges teda äratada. Õnnistatud, see käis Iisraeli kohta, õnnistatud olgu, kes sind õnnistavad ja neetud, kes sind neavad. Ja 5. Moosese 37 ja issand su Jumal paneb kõik need needused su vaenlaste peale, su vihameste peale, kes sind taga kiusavad. Ja kokku on piiblis väidetavalt üle 100 kirjakoha, mis umbes enam-vähem sama kinnitavad, et kes juute neavad, nendel käib käsi halvasti. Ja näited reaalsest elust. Võtan jälle Derek Printsi raamatu ette.
Iisrael on riike eraldavaks lakmuseks. Valitsejate rahvaste saatus sõltub nende Iisraeli meelsusest. Et näiteks 15.–16. sajandi võimsaim jõud Hispaania, mis domineeris tervel maakeral. Ja ta oli väga võimsal tasemel riik, aga peale juutide väljasaatmist muutus ta 1 sajandi jooksul oma olemasolu eest võitlevaks teisejärguliseks riigiks. Et hakkasid juute kiusama, saatsid nad välja ja riik varises kolinal kokku peale seda. Ja teine näide on Inglismaa. Et kui ütlesin, et 19. sajandil tekkis just Inglismaal sionism ehk see liikumine, mis toetas juutide tagasipöördumist, siis 20. sajandi alguses pöördus Inglismaa suhtumine. Et kuigi seal 1919 tuli Balfouri deklaratsioon, mis ütles, et Inglismaa kuninganna põhimõtteliselt toetab juudi kodumaa taastamist, siis peale seda nende suhtumine muutus ja 1947–1948 hakkas Inglismaa aktiivselt takistama juutide tagasipöördumist. Et siin ka see Derek Prince kirjeldab, kuidas Inglise väed toetasid pigem araablasi selles sõjas ja nad tegid üsna kentsakaid asju, nagu näiteks üritasid takistada juutide Iisraeli liikumist peale holokausti. Iisraelis tehti koonduslaagrid, kuhu inglased panid juudid, kes peale holokausti põgenesid sinna. Et selliseid tegusid tegid. Ja mis siis juhtus? Peale seda ajaloolist otsust algas Briti impeeriumi allakäik sellise kiirusega, mida ei ole võimalik ühelgi skaalal. 1 põlvkonna jooksul kaotas Inglismaa kõik oma impeeriumid. Kogu impeerium varises kokku ja praegu, nagu näeme, on ta üsna õnnetus seisus. Ja see järgnes jälle juutide kiusamisele. Siis juutide naasmine kodumaal, et selle kohta ma ei hakka ette lugema neid, et neid ennustusi on piiblis kuhjaga. Näiteks Jeremiia 31.7, Psalm 102.18, Jeremiia 31.7, Hoose ja Hesekiel. Igal pool on Iisraeli tagasipöördumise profeteeringud. Siis huvitav on see, et Iisraeli riik hakkas tekkima alles 100 aastat tagasi. Et siis osaliselt hakkasid juudid pöörduma sinna ja neil oli väga õnnetu olukord seal alguses. Nad olid väga vaesed, keegi ei sallinud neid eriti, siis rahvuskaaslased toetasid neid rahaliselt. Ja 20. aastatel, ongi umbes 100 aastat tagasi, hakkasid sinna saabuma juudi käsitöölised ja kaupmehed ja hakati riiki üles ehitama. Ja siis oli see huvitav asi, et araablased müüsid neile väga viletsaid maatükke, et nad ostsid maa araablaste käest, aga neile müüdi kõrbe ja sood ja kõrbed, maad, mida mitte keegi ei tahtnud ja araablased hõõrusid käsi kokku, sest nad said 10-kordset hinda selle väärtusetu maa eest. Ja siis neil oli olnud veel see hea rõõmuallikas ka, et nad arvasid, et kui need juudid sinna sohu lähevad, siis sääsed saavad nad kätte seal ja nad surevad malaaria kätte, et mitu head asja korraga. Aga juhtus nii, et juudid ehitasid sellest õitsva aia. Nad kuivendasid sood ära, nad niisutasid kõrbesid. Soodes nad olid näiteks istutanud eukalüpidi puid, mis tarbisid palju vett. Nii et nad tegid selle täiesti väärtusetu maa viljakandvaks aiaks. Ja siis oli ka nagu nalja visatud, et sinna need juudid kõngevad, sest nad oskavad ju ainult raha lugeda. Aga tuli välja, et nad olid väga osavad põllumehed ja aednikud. Praegugi on Iisrael väga võimas oma põllumajanduse poolest ja see tehti tööga. Iisraeli rahvas on väga töökas. Siis kui nüüd see Iisraeli riik tekkis,
Vot see on üldse huvitav, et siin ka on öeldud, et see oli Jumala tahe ja Jumala sõrm, et ÜRO hääletas Palestiina jagamise poolt ja Iisraeli riigi tekkimise poolt. Sest läbi ajaloo ÜRO on olnud põhimõtteliselt ikkagi vasakjõudude ja islamistide ja selliste negatiivsete jõudude platsdarmiks. Aga millegipärast tehti seal selline otsus. Ja see oli 29. november 1947 ja britid olid pigem araablaste poolt siin. Ja 14. mail 1948 tõmbusid Briti väed tagasi ja Iisraeli riik kuulutati ametlikult välja. Ja järgmisel päeval kuulutasid kõik Araabia riigid Iisraelile sõja. Ja siis vastamise oli 40 miljonit inimest Araabia riikides ja väga hästi varustatud armee. Aga juudi pool oli 640 000 inimest ja vabatahtlik armee, et inimesed lihtsalt kogunesid kokku ja neil oli nagu mitme peale võib-olla mõni käsirelv. Neil ei olnud suurtükke, mitte midagi. Aga sellest hoolimata, jälle võib öelda, et see oli Jumala tahe ja Jumala sekkumine, et vaatamata sellele tohutule ülekaalule, sõjaõnn vaikselt pöördus juutide kasuks. Et seal oli huvitav asi, mitte küll siin raamatus, aga ühes teises Derek Prince'i raamatus ta kirjeldab seda, kuidas tema naine oli palvetanud selle sõja ajal, et Jumal takista araablasi või tee nad aeglaseks. Mingi ütles, et ta ise ei tea, miks ta selle palve ütles. Ja paar nädalat hiljem olid tulnud Iisraeli sõdurid nende juurde, olid seal vist koos söönud ja üks sõdur oli öelnud, et midagi hämmastavat toimus seal. Et araablastel oli tohutu ülekaal, aga tundus, et nad on nagu nuiaga pähe saanud. Et nad nagu ei liikunud, nad ei otsustanud, nad olid aeglased, uimased, nad olid nagu täiesti letargias. Ja siis see naine ütles küll, et halleluuja, et see oligi nagu palvevastus, et täpselt see, mis ta tuli, et see juhtuski. Ja et see oli nagu suures mastaabis, sellepärast, et inimlikus mõttes oli see täiesti absurdne. Et nii suur jõudude ülekaal. Ja sõjaõnn pöördub teistpidi. Ja sõda lõppes siis 1948. aasta lõpuks ja juudid olid enda kätte saanud rohkem, kui neil alguses anti. Nad vallutasid maa. Jah. Ja 67 oli vist 6-päevane sõda või? Siis, kui nad Jeruusalemma said enda kätte, et see oli ka väga oluline, see oli pöördepunkt tegelikult. Ja üks huvitav profeteering, Jesaja 66:8. Kes on kuulnud midagi niisugust? Kes on näinud selliseid asju? Kas vältab maa sünnitusvalu ühe ainsa päeva või tuleb rahvas ilmale ühe korraga? Kuid Sion tunneb valusid ja toob ta kohe oma lapsed ilmale. See on selline profeteering ja Derek Prince kinnitab, et täpselt nii oligi. Et ühe päeva jooksul seal Iisraelis inimesed tulid kokku, asusid oma postidele ja riik hakkas toimima praktiliselt ühe päevaga. Mitte millestki. Ja mis sellest siis veel rääkida? Ega palju polegi. Et kokkuvõte siis, et mida kristlastena peaksime tegema selle kõigega, selle teadmistega ja kogu selle infoga, et Jumal on piibli kaudu avaldanud oma tahte selleks, et juudid saaksid tagasi oma pärandi nii vaimse kui maise. Ja meie peame olema Jumala kaastöölised. Ja siin on Jeremiia 31:7 ütleb, sest nõnda ütleb Jehova, hõisake ilutsedes Jaakobi pärast ja tundke rõõmu rahvaste peast. Kuulutage, kiitke ja öelge, Jehova on päästnud oma rahva Iisraeli jäägi. Et siin on tegelikult toodud need, et mida me tegema peaksime. See on kiitus, palve, kuulutamine ja trööstimine. Et miks me kiitma peaksime? Sest et Jumal ootab seda, et see on sõnakuulelikkus Jumalale. Et see on see sama, et kui Jumal seda tahab, siis tema tahe sündigu. Ja teiseks, kiituse allikaks on see, et Iisraeli riigi taastamine tõestab piibli usaldusväärsust. Kui Jumal nii imepärasel viisil annab selle riigi Iisraelile tagasi, seda enam täidab ta oma lubadused kristlastele. Et see on nagu usu kinnitus. Ja kolmandaks on kiitus kristliku kaastunde väljendus. Ja
kuulutamine, Jeremiia 31:10, rahvad, kuulge Jehova sõna ja kuulutage kaugel saartel ning öelge, et tema, kes pillutas Iisraeli, kogub teda ja hoiab teda nagu karjanema karja. Et see kaugel saartel tähendab siis igal pool, kus ei ole Iisraeli rahvas. Kõikides paganamaades, ka Eestis on see kauge maa. Ja see tähendab, ja Jumala sõna ütleb, et kuulutage seda, et see juudi riigi taastamine on kiiduväärt ja meie oleme selle poolt. Ja igaüks peaks olema selle poolt, kel aru peas. Ja sõnum on lihtne, et Jumal, kes Iisraeli pillutas, kogub temaga kokku. Ja ma ise heebrea keelt ei valda, aga heebrea keeles pidi see lause olema eriti lühike, mis koosneb 3 sõnast. Et üks sõna on see, kes pillustab, teine kogub, 3 kokku. Ja kui palvest rääkida, siis peame paluma pidevalt. Jesaja 62:6 ütleb, sinu müüride peale Jeruusalemm olen ma seadnud vahid, kogu päeva ja kogu öö ei tohi nad iialgi vaikida. Jehova meenutajad, ärgu teil olgu rahu. Et Jehova meenutajad on just need, kes tuletavad meelde, et saagu Jeruusalemm tagasi oma õiglastele omanikele. Ja veel üks huvitav asi, et miks me peaksime Jeruusalemma eest palvetama. Jumala eesmärk on rajada maa peale oma kuningriik, mille keskmeks on Jeruusalemm. Et kui me palume, meie ei saa palvet, sinu riik tulgu, siis mille eest me palvetame? Selle sama Jeruusalemma, sinna tuleva riigi eest. Ja psalm, selle ma jätan lõpuks, psalm 122. Et kõigi riikide rahu ja heaolu on seotud Jeruusalemma heaoluga. Ka inimeste väljend käigu hästi nende käsi sisaldab mingisuguseid õnnistusi. Terek Prints seletas seda hästi, et Jumal on seadnud kõikidele rahvastele piirid ja ajad. Ja et Jeruusalemm on nagu esimene nööp, et kui me vesti nööpe kinni paneme, siis esimene nööp peab õigesse kohta minema. Et kui see on valesti, siis läheb kõik ülejäänu valesti. Et Iisrael on selline esimene nööp, et kui see paika saab, siis läheb kõikide teiste rahvaste õnnistused ja elu ja kõik läheb korda. Et seda peame silmas pidama. Aga nüüd lõpetuseks oleks sobilik palve lugeda ja ma leidsin, et kõige sobivam on lugeda asjakohane palve siit psalmide hulgast ja see ongi psalm 122. Rahusoovi Jeruusalemmale. Ma rõõmustusin, kui mulle öeldi, lähme Jehova kotta. Meie jalad seisid su väravais, Jeruusalemm, Jeruusalemm, kes oled ehitatud nagu hästi kokku liidetud linn, kuhu läksid üles suguharud, Jehova suguharud tunnistuseks Iisraelile tänama Jehova nime. Sest sinna on seatud aujärjed kohtumõistmiseks, aujärjed Taaveti kojale. Paluge rahu Jeruusalemmale, käigu hästi nende käsi, kes sind armastavad. Rahu olgu su müüride vahel, hea käik su kuninglikes kodades. Oma vendade ja oma sõprade pärast tahan ma nüüd ütelda rahu sinule. Jehova, meie Jumala koja pärast tahan ma otsida sulle head. Ja ma veel lisaks nii palju, et me peaksime paluma selle eest, et Jumala tahe sünniks. Et meie ei saa ette öelda, kas see on momendil rahu või sõda või mis tahes, aga et Jumala tahe sünniks. Ükskõik, mida tema heaks peab. Ja see oleks nagu selle kohta kõik. Aamen.